tere tulemast kuulama Off the Record podcasti järjekordset osa ja taas tervitame siis saates meie legendaarset Kristjan Liivamägi. Tere, Kristjan. Tere, hea meel taas heade sõpradega arutada teemadel, mis on väga kirgi kütvad ja põnevad. Ja sa oled meil nagu tark mees taskus, et aeg-ajalt kohe tõmbame selle Uno kaardi välja. Meil on siin üks Kristjan, kellega me saame kohe maailma majandusest ja makrost nagu arutada, et see on lahe. Aitäh, et panustad ja kuulajad eelmine kord, me salvestasime siis aprilli keskpaigas ja seal tuli ikkagi laviin väga häid kommentaare vastu. Ma saatsin nendest umbes 5 või 10 tükki sulle edasi ka ja sa ise said ka mõned, et nii et see on oodatud osa, ma usun. No, ma ei teagi nüüd, kas selle sisu poole pealt või seal oli ka mõte, et teha seda saunalaval, et ma ei tea, mida siis kuulajad ootavad, kas neid saunalaval või ikkagi seda sisu, mida siit võiks tulla. No jaa, võib-olla siis, nagu ma enne ka ütlesin, et võib-olla need saunalava episoodid jätame raha reedesse. Aga kui nüüd... OTR saunalaval, siuke eraldi nagu nišš. Ja, vot selle peale mõtlema. Investeerimisfestivalil kindlasti õhtul teeme mingi saunalava sessiooni ära seal. Aga kui nüüd tegelikult tõsisemaks minna, et siis mul ikkagi oli tõsiseid küsimusi ka. Nüüd on tormilised ajad, nagu turgudel on, nii palju muutub kogu aeg ja isegi selle 1,5 kuuga on päris palju asju tegelikult juba muutunud, et viimane kord, kui arutasime, siis oli suhteliselt negatiivne meeleolu turgudel, suhteliselt punased värvid olid olnud juba 2-3 nädalat kõigil portfellides ja eks me olime ise ka sellises kohas, et proovisime säilitada positiivset suhtumist ja mõelda, et küll need turud taastuvad, on ju, aga noh, ega me keegi ju lõpuni tulevikku ei tea, et nüüd kerime siis 1,5 kuud edasi ja saime ikkagi teada selle, et sealt põhjast, kus me ka selle eelmise episoodi salvestasime, sealt tegelikult me põrkasime nagu turgude mõttes täiesti üles tagasi, et nüüd kraabime jälle neid seal all time high ligidel paljude indeksitega ja ainuke asi, mis taastunud ei ole, võib-olla on see kindlus USA vastu, et see on nagu pihta saanud, aga muud indeksid ja turud on taastunud. Kristjan, kui sa võrdled tänast hetkeseisu siis selle aprilli keskpaigaga, kus me eelmist episoodi salvestasime, mis sulle need suurimad muutused on silma jäänud, mis majanduses toimunud on? Noh, kui me vaatame natuke niisuguse helikopteri pilguga globaalselt, siis võiks öelda, et selle viimase 1,5 kuuga või viimase 2 kuuga on toimunud rohkem kui niisuguses mõnes igavas majandustsüklis. Ehk siis tagantjärgi targana võiks öelda, et läks nii, nagu tavaliselt kipub minema, et igasugused järsud korrektsioonid või langused võivad päris kiiresti tagasi põrgata ja seekord siis ka nii läks. Kas fundamentaalselt majanduse tervis on korras, ehk kas see ka fundamentaalselt on õigustatud? Noh, siinkohal ma säilitaks kerge skepsise, aga sinna nii-öelda diagnoosi panemiseni võib-olla siis jõuame natuke hiljem. Aga selge on see, et investorite sentiment on kardinaalselt muutunud, ehk siis kui me seal aprilli keskpaigas see volatiilsusindeksis VIX nägime seal tasemeid 50-60, mis olid ikkagi oma hirmu tasemelt sarnasel tasemel nagu koroonapandeemia, niisugused kõige mustemad määramatud augud, siis tänasel hetkel on VIX tulnud kenasti alla 20 ja võiks öelda, et turgudel on business as usual. See on huvitav ja kuidas ikkagi võib see asi muutuda päris kiiresti ja võib-olla just viimasel, võib-olla koroonast edasi, need asjad just muutuvad nii kiiresti, see meelsused ja kõik. Aga samas, kui asi on põhjustatud ka sellisest uudisest või sellisest impulsiivsest otsusest, siis äkki ongi need taastumised ka kiiremad. Sul on vaja teises suunas olevat impulsiivset otsust või liikumist ja turud taastuvad. No, ma nüüd võib-olla siis natuke provotseerivalt tooks paralleeliga, miks mitte siis üldistatult sihukese paarisuhtega. Et
et üks osapool võib-olla siis antud juhul siis Donald Trump, et tal oli mingisugune pinge sees ja nüüd, kui ta sai lõpuks sinna võimu juurde ja sai võimaluse kõik välja öelda, mis need mõtted, pinged, ideed tal sees olid, siis ta pani ühe korraga ladus kõik välja. Mida ta tegelikult teha tahtis, ta tahtis lihtsalt hingelt ära rääkida, tahtis, et ta oleks mõistetud, ta tahtis, et ta oleks kuulatud, ta tahtis lihtsalt olla mees, tunda ennast mehena. Ja nüüd, kus ta siis kõik selle välja ütles, noh, siis selle tagajärjena tulemusena tulid siis nii-öelda natuke, kui õhk klaarimaks muutus, tulid siis kõrvalseisvad isikud, sealhulgas võib-olla siis ütleme siis kaaslane, kes natuke ütles, et kuule, et see kõik on tore, said hingelt ära rääkima, aga teeme nüüd päriselt neid asju, mida tohib teha, mida saab teha, mida on võimalik teha ja mis tegelikult ka päriselt kasulikud on sulle. Ja noh, mida me näeme ju erinevad institutsioonid, täna näiteks tuli uudis ka, et Ameerikasse, mis oli see kaubanduskohus või mingisugune kohus otsustas, et tegelikult need tariifid, mis kehtestati, ei olnud üldse seaduslikudki. Ja muuhulgas siis ka teised osapooled kõigele, kellele siis nii-öelda laksti välja, pritsiti kogu need mõtted ilma filtrita. Et noh, need on ka tegelikult maa peale kutsunud ja näha on, et siis see impulsiivsed otsused, mis on välja tulnud, et on leidnud tegelikult ikkagi tagasitee sinna. aga mis on pöördumatu kahju, on ikkagi see, et see ebakindlus selle isiku suhtes, kes seda välja ütles, vaat see ei ole kuhugi kadunud. No -hmm. võib-olla niisugune paralleel, et natuke provotseerida ja tuua siis finantsturge lähemale ka inimestele. nojah, aga ega sa ei saa siis pereliiget perest välja arvata, et eks ta ikka jääb sinna, sa pead No, temaga arvestama. no muidugi, eriti kui ta on perepea Donald Trump. aga mis siis, kuidas sa ise tunnetad sellise ise jaeinvestorina või ise tarbijana, mis siis vahepeal toimunud on, et kas need, kui vaadata VIX-i või mingi tarbijakindlust, et kas iseenda kehast on need tunded ka läbi käinud, et on see enda tarbijakindlus nagu tugevnenud, nõrgenenud ja investorina on siis, ma ei teagi, täna on lihtsam osta, kui oli 1,5 kuud tagasi või vastupidi. Mhm. No ma arvan, et niisugune enda eraisiku tarbijakindlustunde osas maa ei ole kindlasti kõige parem indikaator ja ma arvan, et siin võib-olla see mõju on rohkem lokaalne, ehk siis mis toimub Eestis, Eesti poliitikas, maksupoliitikas, majanduskeskkonnas, inflatsioonis ja kõiges selles. Ja noh, siinkohal ma ütleks, et ma selgelt eristaks selle Eesti võib-olla muust maailmast, sest meil on siin selgelt omad probleemid, omad teemad ja siin see nii-öelda niisugune, kuidas öelda, kompav, värelev, ma isegi ütleks ausalt, et poliitikute poolt niisugune nagu ekslev, ilma selge suunata liikumine on juba olnud pikemat aega ja noh, ütleme niimoodi, et kui riigipead või otsustajad kätt väristavad, siis on selge see, et see võimendusega kandub üle ka rahvale, ettevõtjatele, tarbijatele, kes tegelikult selles segases, kogu aeg muutuvas keskkonnas, neil on väga raske teha pikaajalisi otsuseid või teha nagu niisuguse tugeva kindlustunde pealt. Et kogu aeg oodatakse ja mida ma arvan, oodatakse, on stabiilsust ja Mhm. seda stabiilsust noh, ma ütleks, et Eestis on tänasel hetkel tunnetuslikult pigem kahjuks vähem. Mujal maailmas, noh, ma arvan, et olenevalt riigiti on seis nagu teistmoodi, et aga investorina, noh, investorina ma ütleks niimoodi, et võib-olla ma olen jõudnud sinna, noh, nimetame seda siis investori kuldne keskiga, et ikkagi 19 aastat juba turgudel tegutsenud, näinud erinevat turuolukordi ja näinud ka siis majanduslangusi ja päriselt finantskriise, mis kestavad ka aasta-poolteist, mitte ainult mõned kuud. ja see on kuidagi, noh, ju ta siis on teinud nagu siukseks rahulikuks või natuke siukseks stoiliseks või apaatseks igasuguste turu meeleolude kõikumiste osas. ehk siis selles osas nagu väga need turu kõikumised enam igapäevaelu ei mõjuta. Küll aga, mis ma tean või mis mulle investorina sobib nagu paremini, millest ma olen aru saanud, et mina ei ole see investor, kes nii-öelda neid kukkuvaid nugasid läheb püüdma. ehk siis mina neid teravaid langusi ei osta. mina ostan pigem
seda momenti, kus põhi on juba tehtud ja põhjast on siis mõnevõrra tõustud ja on natuke see udu või sogasus hajunud ja on vähemalt selgem, et see ei ole enam päris puhas loterii, vaid see on ikkagi näha, et siin on mingisugused fundamentaalsemad muutused positiivses suunas toimumas. Seda tüüpi investor olen ma olnud ja noh, tegelikult see olen ma endiselt. No siit tuli see küll välja, et ma just mõtlesin, et siis on ikkagi täpselt investori keskiga saavutatud, et sa oled sama kaua turgudel olnud või isegi tibakene kauem kui see, kui noh, et sa oled üle poole elu turgudel olnud. Et see on ka huvitav milstone. See on päris hea tähelepanek jah, et siis jah, Ja midagi võib selle kohta nagu, mingid mustrid ja asjad hakkavad juba korduma, et tahaks öelda, et seekord on kõik teisiti, aga noh, tegelikult saad aru, et see kõik on kuidagi juba mingis formaadis läbi käidud. no aga räägi siis natuke sellest, et kui sa tahad seda saladusloori kergitada, et kuidas sina siis oled nii-öelda kasu lõikanud või mis juhtunud on, mis sa oma portfellis teinud oled siin, et kuna me turgudel oleme, neid asju kõrval näeme, võib-olla nugasid püüdma nagu ei lähe, aga nüüd on asi ikkagi või turg on ikkagi taastunud, hinnad on üles läinud, et kindlasti mingisugust trendi alguse märki on näha olnud, et kas sa oled ka mingeid liigutused enda portfellis teinud? Jah, ma olen teinud liigutusi, et võib-olla eelmise salvestusega võrreldes, et noh, seal käis selgelt läbi see küberturvalisuse indeks, et noh, need ostud said tehtud, noh, tagantjärgi või hea lihtne targutada, eks ju, need on ka sihuke paarkümmend protsenti üleval. aga et lisaks sellele muutusele, noh, need nii-öelda stabiilsed, regulaarsed, igakuised, laiapõhjalised indeksfondi ostud pensionisammastes, et noh, see on jätkunud, seal mingit muutust ei ole toimunud. selles mõttes tegevuse mõttes ei ole toimunud. aga võib-olla, mis on suurem nagu nominaalses mõttes see muudatus, on see, et ma olen võtnud või avanud niisuguse uue positsiooni, ehk siis ma olen teinud esimese investeeringu 30 000 eurot Saksamaa laiapõhjalisse nii-öelda indeksisse DAX, Saksamaa 40 suurimat ettevõtet ja seal siis see vaade või mõttekäik on ikkagi niisugune perspektiiv 3 kuni 5 aastat. Ja miks ma selle positsiooni avasin, ma üldjuhul olen Euroopa suhtes olnud väga skeptiliselt meelestatud juba päris pikka aega, sest noh, tegelikult reaalsed numbrid näitavad ja minu enda tunnetus ka, et ega siin Euroopas niisugust noh, kiiret kasvu ja niisugust kõrget lisandväärtust ja niisugust innovatsiooni võrreldes teiste regioonidega, võrreldes Ameerikaga on olnud nagu keerulisem näha. aga minu hinnangul on toimunud üks huvitav või õigemini toimumas või lahti lukustumas üks huvitav fundamentaalne protsess, mis mulle võib-olla isegi väga südamelähedane, kuna ma selles kultuuriruumis olen ka üles kasvanud ja minu siis mõttekäik või hüpotees ongi siis sellest protsessist nii-öelda osa saada ja investeerimishorisont ongi siis 3 kuni 5 aastat. Mhm. et ma ei tea, kas kui te tahate, me võime sinna investeerimisteesi minna rohkem süvitsi sisse või kuidas teil mõtted ma on? arvan, et lähme ikka. Jaa, räägime, muidugi. Miks sa näed, et Euroopa nüüd on parem kui ütleme USA kapitalistlik maailm, kus kõik on ju kasumi peale üles ehitatud ja Euroopa pigem on niisugune pehmete väärtustele põhinev majandus? ja ja kui vaadata niisugust üldist makromajandusseisu Euroopas, siis noh, tegelikult ega seal midagi liiga roosilist pole, et me räägime niisugusest kergest, positiivsest, vinduvast majanduskasvust olukorras, kus tegelikult niisugust nagu majandusmootorit võimsalt käima ei ole saadud ja see mentaliteet ikkagi võrreldes Ameerika niisuguse korporatiivkapitalistliku ühiskonnaga on selgelt teistsugune ja ma jätkuvalt Hispaania, Itaalia, Kreeka ja niisuguste natuke lõbusamate ja rõõmsamate rahvaste osas oleks majanduslikust vaatenurgast skeptiliselt meelestatud. aga miks ma olen optimistlikumalt meelestatud Saksamaa majanduse suhtes, on see, et Saksamaa majanduses
ja tegelikult ka inimeste mõtteviisis on toimunud suurem muutus. ja see muutus ei ole veel numbrites kajastumas, aga minu hüpotees või idee on see, et kui see rong käima saadakse, siis tegelikult sellel on väga suur mõju ja mitte ainult Saksamaale, vaid ka tegelikult Euroopale. ja ma siis hea meelega avaks selle investeerimisteesi ka sisu, et miks ma seda siis väidan. ja minu mõttekäik ongi siis see, et Saksamaa majanduses ja Saksamaa, ütleme, juhtimises ehk siis see Saksamaa uus kantsler Friedrich Merz on teinud olulise ja fundamentaalse muutuse, kuidas sakslased Saksa majandust juhtida ja kuidas lahti lukustada potentsiaal, mida sakslased siiamaani, no võiks öelda isegi niisugune 10, 15, kohati lausa isegi 20, 30 aastat teinud ei ole. ja siin on siis 3 suurt tegurit ja ma võib-olla siis enda poolt lisaks siia tooks juurde ka niisuguse inimliku vaate sakslase vaatenurgast ja mõtteviisist. Miks? Sellepärast, et ma ise olen koolis käinud Tallinna Saksa Gümnaasiumis, õppinud 6 aastat saksa osakonnas Saksamaalt pärit saksa keelt kõnelevate saksa õpetajate all. Ehk siis ma olen tegelikult üles kasvanud Saksamaa nii-öelda siis mitte ainult keeleruumis, vaid ka saksa siukses mentaliteedis. Ma olen Saksamaal ka töötanud Ernst & Youngis Frankfurdis ja olen käinud ka Saksamaal ülikoolis. Ja mulle Saksamaa selles mõttes kultuuriruum on väga tuttav, sest ma olen natuke liiga palju vaadanud ka RTL-i ja Saksamaa Bundesliigat. Ehk siis see sakslase mõtteviis, mis on natuke teistsugune, on mulle tuttav. Ja nüüd siis tulles tagasi sinna investeerimisteesi juurde, mis siis on? Sakslased eesotsas siis Friedrich Merziga on teinud muudatuse, ehk siis nad on, kui siiamaani Saksa rahanduspoliitika on olnud väga karm ja sisuliselt null defitsiidiga, ehk siis sakslased kulutavad seda, mida nad ise tarbivad ja nad on selle üle väga uhked olnud, ehk siis, et Saksamaa kulutused on kontrolli all ja kooskõlas siis ka eelarvepoliitikaga ja põhiseadusega. Nüüd, mis on muutunud see, et sakslased on aru saanud, et maailm nende ümber on muutunud Ameerika suhtumine, on muutunud Venemaa ja on muutunud ka see majandusolukord. Ja Friedrich Merz, kes siis on võib-olla niisuguse liberaalse majanduspoliitika toetaja, on öelnud, et Saksamaa nüüd hakkab kulutama. Ehk siis sakslased, kes alati on olnud väga distsiplineeritud, on nii-öelda siis Deutsche Ordnung und Diszipliin, siis nüüd lukustatakse lahti siis potentsiaal, mida varasemalt on akumuleeritud. Ehk siis see kulutamised hakkavad osaliselt toimuma ka laenuraha näol, mida siiamaani sakslastel on kindlasti on väga tabuteema. Ja mis kulutustest me räägime? Saksamaal on plaanis teha suuri kulutusi riigi poolt siis taristu investeeringutesse, pea 500 miljardit eurot, mis siis on infrastruktuurifond, mis siis 10 aasta jooksul investeerib nii infrastruktuuri objektidesse, alates raudteedest, kui ka siis digitaristuni ja teaduse ja hariduseni välja. Ja 500 miljardit eurot, see ei ole 100 miljonit eurot, see on 500 miljardit eurot. Lisaks sellele, et sakslased hakkavad kulutama, ehk siis see mõtteviisi muutus, et me enam ei ela nii-öelda, kuidas me kulutame ainult seda, mis on meie tulud, vaid et kulutatakse ka tegelikult laenuraha näol, ehk sakslased hakkavad laenama. Ja sakslased siis Merzi eesjuhtimisel viisid läbi ka siis põhiseadusliku reformi, millega siis see võlapidur, mis siiamaani on pidurdanud seda laenamist, võeti maha. Mis tähendab seda, et Saksamaa konservatiivne eelarvepoliitika enam sellisel viisil nii konservatiivne ei ole, mis tähendab, et Saksamaa hakkab stimuleerima majandust. Ja kui me vaatame nüüd seda suurt pilti, siis mida me näeme? Me näeme seda, et kui Ameerika riigi võlg suhtes SKP-sse on 120%, Hiinal on see pea 90%,
Prantsusmaal 113, Itaalial 135, siis Saksamaa oma konservatiivse eelarvepoliitikaga, nende võlasuhe SKP-sse on 62%. Ehk seal on tohutud, noh, ütleme niimoodi, et Euroopa ja arenenud maailma kontekstis seal on selget potentsiaali, mis on lahti lukustamata. Ja kuna Saksamaa riigil on ka siis nii-öelda 3A reiting, siis Saksamaa riigil on võimalik maailma kontekstis väga või noh, suhteliselt odavalt seda laenuga peale saada. Ehk lahti lukustatakse võimekus, mis aastakümnetega on akumuleeritud. Ja see on fundamentaalne pööre ja see on fundamentaalne mõtteviisi muutus ka sakslastes indiviidi tasemel. Sest ma tean, mis sakslastel on noh, eripära võrreldes ka eestlastega, no, meil on sarnasusi, aga väga selge eripära on see, et sakslane on distsiplineeritud ja pühendunud ja mõnes mõttes lolli järjekindlusega teeb seda, mida ees otsustatakse. Ta ei sea kahtluse alla neid otsuseid väga. Kui aga igasugustele muutustele pigem ollakse vastumeelsed. Nüüd mõtteviis on muutunud ja nüüd see suur, ütleme siis Saksa kaubandusrong, mis on sõitnud ühte teed, juhitakse teise tee peale. Ja see tee on selgelt tee, mis peaks stimuleerima majandust, majanduskasvu ja Saksamaale noh, nii-öelda siukse majandusbuumi ja vale sõnaga, aga selgelt siuksest tagant tuult andma. Ja nüüd, kui see mõtteviis jõuab kõrgemalt ka allapoole, siis tegelikult sellel on need teise ja kolmanda ringi efektid ka tavainimesele, tavatarbijatele, mis omakorda siis läbi tarbimisotsuste või majanduskasvu omakorda võimendab seda efekti. Et need on need kaks olulist aspekti ja üks viimane aspekt, mis on noh, mille osas ma isegi olin väga üllatunud, et sihukene tabu tegelikult murti või murtakse, on see, et ma mäletan, olles Saksamaal ka olnud ja tegelikult minnes ajaloos tagasi teise maailmasõja võib-olla lõpu juurde, siis sakslase mõtteviis ja sakslaste mõtteviis peale seda oli nie wieder Krieg ehk siis mitte kunagi enam sõda. Ehk siis sakslased olid kardinaalselt igasuguse relvastumise või ütleme raha liigutamise vastu, mis liigub otsapidi relvades, sealhulgas kaitsetööstuses. Aga nüüd seoses Venemaa agressiooniga, seoses muutunud geopoliitilise olukorraga, sakslased on aru saanud, et see maailm on muutunud. Ja sakslased on välja kuulutanud Friedrich Merzi eesjuhtimisel siis väga suured kaitseinvesteeringud, mis siis plaanitakse suurendada kuni 3,5% SKP-st ehk 140 miljardit eurot aastas. See ei olnud 140 miljonit, vaid 140 miljardit. Mis tähendab seda, et ka see omakorda ühe poole pealt on kulutus, aga Saksamaa relvastub. Ja Saksamaal on plaan saada Euroopa üheks, ütleme siis võimsamaks või arvestatavaks ka relvajõuks. Ja see mõtteviis on tegelikult kardinaalne muutus, mida sakslastele aastakümneid on nad ise rääkinud, ise need hoiakud on olnud, et see on ikkagi kardinaalne muutus. Nüüd, mis see taustal on selge majanduslik mõju, ehk siis raha hakkab liikuma ja raha liigub väga suurtes summades ja riik selgelt ühe poole pealt stimuleerib, aga teise poole pealt kulutab. Ja sellel, kui me vaatame ajalugu ja vaatame ka empiirilisi uuringuid, mida see tähendab, tavaliselt tähendab seda, et igasugused sellises suurusjärgus kulutamised toovad kaasa majanduskasvu, aga mõjuvad selgelt positiivselt ka siis selle riigi ettevõtetele ja tavaliselt võitjateks on need suuremad turuliidrid, kes siis saavad sellest suurema osa. Ja muidugi ma arvan, et mida turg veel võib-olla adekvaatselt ei hinnasta, on see, et tegelikult see efekt kandub üle ka Saksamaa, ütleme tavainimesteni, kelle mõtteviis võib samamoodi muutuda, mis võib omakorda anda lisaefekti sinna juurde. Aga seal ei ole seda ohtu, et see
nii-öelda valitsus on see, kes püüab seda muutust on ju tuua, seal on aastaid ja aastaid olnud, aastakümneid teistsugune mindset, et mingi hetk toimub valitsuskriis, valitsus vahetatakse ja minnakse tagasi sinna konservatiivse poliitika poole ja ei hakata laenu võtma. oled sa seda ka kuidagi enda mudelisse hinnanud sisse? jah, alati on võimalus, et need valitsused ja valitsuspoliitika sellisel viisil ei püsi, aga noh, tegelikult kui me vaatame natuke ajas tagasi, et kuidas siis see Friedrich Merz ka võimule tuli või mis on see taust, siis tegelikult see taust ongi see, et see rahulolematus sakslastes nii-öelda see rohujuure tasemel on olnud ja on küsitud, et kas see, mida me teeme, on ikkagi see õige tee. Kas see jääb püsima? Ma ei tea ja sellepärast noh, nii nagu ikka investeerimisel on riskid. Aga kui ma võrdlen niisuguste eelnevate püüdlustega majandust stimuleerida Saksamaal või teha neid erinevaid nii-öelda meetmeid, siis see tõesti on niisugune laiapõhjaline ja mul on tunne, et seda päriselt ka niisugused sakslased vähemalt enamuses soovivad. Kas see sellisel kujul jääb kestma, ma ei tea. Eks see sellepärast see ongi nii-öelda siis sihuke investeerimistees, mida siis ka jälgida, kuidas see lahti rullub, sest hetkel me oleme tegelikult tõesti väga algusjärgus. Noh, reaalsuses meie rahavoogusid veel sellises mahus ju midagi ei liigu. Mõju ettevõteteni jõuab selgelt alles viiteajaga. Aga ühel hetkel, kui see kohal on, noh, siis tegelikult on juba hilja, et siis on selle peale aktsiahinnad ammu reageerinud. Et no nii nagu alguses ikka, et risk on kõrge, aga võimalik tootlusootus ka võiks olla kõrgem. Noh, taustal veel see, et ma lihtsalt konverteerisin ka Ameerika positsioone, et vähendada ka siis dollari riski. Et noh, mul taustal on portfelli juhtimise kontekstis on ka see mõte. Aga jah, mul kuidagi tunnetus on, et seekord ikkagi lähenetakse teisel viisil ja tavainimeseni see valu on jõudnud kohale ka läbi selle, mida ta ise on näinud, kogenud, kas siis läbi selle, mis toimus Ukrainas, Venemaa-Ukraina vaheline sõda või siis ka ameeriklaste suhtumine, käitumine ja hoiakud. Ja ma arvan, et sakslase see kannatus on selles osas katkenud ja ta on aru saanud, et tuleb hakata ise tegutsema, et kellegi teise peale loota. Noh, sest mida Saksamaa ju siiamaani lootis aastakümneid, oli Vene odava gaasi peale. Saksamaa tööstus oli suuresti selle peale üles ehitatud. Samamoodi NATO kontekstis või kaitse kontekstis loodeti väga palju NATO peale, Ameerika peale. Noh, mis on juhtunud, on aru saadud, et mõlemad partnerid tegelikult on ebastabiilsed. Või siis lihtsalt, või siis ka lausa vaenulikud, eks ju, Venemaa näol. Ja ma arvan, et see on sakslastele kohale jõudnud. Ja see on sakslastele kohale jõudnud indiviidi tasemel. Kas ma tohin küsida siia, et teisi puhul, et kui palju sellest on sisse hinnastatud nagu turgudele ja indeksitesse, et noh, me kaitsetööstuse fonde oleme rohkem võib-olla vaatanud kui taksi, et lihtsalt seal on see juba PE ratio'd ja kõik need olid juba sellises kosmoses ära tõusnud, et kas need hinnastati nagu ette ära ja kuidas see Saksamaa üldindeks või suuremad 40-50 ettevõtet on, et kas, või sa näed, et seda ikkagi alahinnatakse veel, et see programm on suurem, kui osatakse ette näha? Ja nõus, et ma kaitsetööstuse osas ma arvan, et see protsess on juba lahti rullunud päris pikalt ja seal on selgelt need tuleviku optimistlikud stsenaariumid sisse hinnastatud. Seetõttu on ka põhjus, miks ma siis nii väga seda kaitsetööstust ei võtnud, vaid võtsingi Saksamaa, ütleme siis seda laiapõhjalisemat indeksit DAX, kus sees on nii tehnoloogiaettevõtted, nii tööstusettevõtteid kui ka muid pankasid, kindlustusi ja nii edasi. Ja minu lühidalt kokkuvõttes on see, et kui me vaatame Ameerika turu fundamentaalset seisu SB500 indeksil olukorras, kus me oleme tippude lähedal tagasi USA dollarites mõõdetuna, siis see PE suhe seal üle 25, 26 on selgelt fundamentaalselt kallim
kui Saksamaa DAX indeksi puhul, kus see P suhe on alla 20, ta on isegi vist 18 või niimoodi. Aga siin on oluline fundamentaalne erinevus on see, kui Ameerika ettevõtete kasumite osas minu hinnangul väljavaade on negatiivne, siis Saksamaa ettevõtete puhul see kasumi väljavaade on pigem positiivne. Ehk siis see P-suhe, mis mõõdab minevikku, tänasel hetkel ikkagi minu hinnangul alahindab selgelt seda tuleviku ütleme, rahavoogusid või ettevõtete väärtusi, mis need võiksid olla, juhul kui need plaanid kas või siis osaliselt realiseeruvad. Tahtsin ka korra Kristjani teisi pealt kampa hüpata, et enne kui me siin mikrid käima panime, siis võrdles juba märkmeid, et siis tegelikult tuli välja, et olin isegi Kristjanist enne paar ostu sinna samasse indeksisse teinud, et ma küll nii suurelt veel ei ole oste teinud, aga tahtsin ka rääkida sellest teesist, et mul oli sama mõte, et kui Saksamaa need, ütleme, oma kulutused välja hõikas, et siis ma mõtlesin ka, et tõenäoliselt see mingi hetk jõuab majandusse, et seal on niisugune väike viitaeg sees ja siis tegelikult pärast seda veel on ka LHV portfellihaldurid nagu erinevates kanalites Saksamaa seda teesi enda poolt rääkinud, on ju, nii kaitsetööstuse poole pealt kui ka muude sektorite poole pealt seal, mis seal indeksis on esindatud ja tegelikult ka Swedbankist strateeg Tarmo Danilas on ka Saksa nagu seda teesi välja toonud, et tegelikult siit ja sealt on seda teesi ka teiste nagu spetsialistide poolt siis kiidetud, et ma arvan, et see on päris huvitav ja kui me vaadata nagu maailma indeksisse on ju, kus on ka tegelikult Euroopa esindatud, siis Saksamaal sealt ju väga suurt osakaalu pole, et ainult nagu selle maailma indeksi peal tahes panustada ainult Saksamaa peale on natuke raske, on ju, et sellepärast ka ise otse võtsingi seda indeksit, et saaks nagu suurema osakaalu portfellist ja tõenäoliselt jälgin olukorda ja plaanin osta edasi ka teha seal. Nagu suurt potentsiaali te näete, et ma mõtlen, et kui siin vaadata aprilli alguspaika ja tänase päeva peale, siis DAX indeks on juba ju peaaegu 30% tõusnud, et kas sky is the limit ja see jätkabki ainult tõusu või mingi hetk plaaniksite siis kasumi ka välja võtta ja vaadata edasi mingite teiste turgude poole? No enda poolt võib-olla nii palju mõtleme seda, et mingite hinnangute järgi, ma ei tea, mis need viimased andmed on, aga ütleme, paljud fondijuhid tegelikult on olnud Euroopas investeerimisel nagu underweighted ehk siis pole siia nii palju raha suunanud kui mujale, on ju, et see osakaal on küll muutunud sel aastal, aga ma arvan, et ikkagi see osakaal on suhteliselt madal veel, et kui see nii-öelda raha nagu vool kajastub ka, ütleme, ettevõtete tulemustest, siis hakkab ka ookeani tagant raha siiapoole voolama, et kindlasti kui see tees nagu paika peab, siis need valuatsioonid kindlasti tõusevad seal ja raha voolab juurde, on ju, et eks siis tuleb vaadata, et kus see nagu see hind võib-olla liiga kõrgeks läheb, et siis võib-olla sealt mingit kasumit võtta. Aga eks tasub nagu purjetada selle trendiga nii kaua kaasas kui võimalik. Tähendab, see minu hinnang. jah, ma võib-olla siis lisaks siia niisugusele lühemaajalise vaatele natuke pikemaajalist vaadet, et mina iseenesest nii-öelda niisugust nagu jah, okei, trendi võib jälgida, aga ma ikkagi vaatan, mis on see fundamentaalne seis ja mis toimub nende ettevõtetega, millist rahavoogu need genereerivad ja kuidas need on hinnastatud. Ja tänasel hetkel, kui pärast vaatasin järgi ka siis, et see DAX-i nii-öelda see hinna ja kasumi suhe on alla 18 ja ütlen ette, see on siis minevikku vaatav. Nii, võrdluseks lihtsalt SB500 indeksi puhul see on 25. Nüüd juhul need rahavood alles hakkavad tulema, jah, seda esmapilgul võib vaadata, et okei, et see indeks on tõusnud juba nii palju ajaloolises kontekstis, et äkki on juba see rong ära läinud. Ma arvan, et alles nüüd hakkavad lahti rulluma need päris fundamentaalsed sündmused ja need rulluvadki lahti aastate jooksul. Ja tavaliselt, mida kiputakse hindama või alahindama, on see, et selle trendi jätkumist. See, et mingi asi on kallinenud 20% mingis ajavahemikus,
tegelikult väga palju meile midagi ei ütle selle kohta, et mis on see pikk perspektiiv ja mis on see fundamentaalne muutus. Ja ma ütlen, et fundamentaalne muutus, mul on tunnetus või vähemalt ma ütleks niimoodi, et juhul kui sakslaste peades muutub fundamentaalselt mõtteviis, et kulutamine või tarbimine on okei, investeeringud taristutesse, infrastruktuuri, kaitsetööstusesse on okei ja meil on okei ka selleks laenu võtta, siis seal on veel tohutult lahti lukustamata potentsiaali. Ja need liikumised üles-alla väiksed, noh, need suures pildis on väga väike võbelus. Nüüd küsimus ongi lihtsalt, et kas see päriselt selliselt lahti rullub, kas Franz Müller Bayernimaalt päriselt ka seda teesi usub, kas tema muudab oma mõtteviisi ja kas tema hakkab selle baasilt hoopis tegema ka mingisugust teistmoodi otsused, näiteks tarbimisotsuseid ja nii edasi. Ja vaata, see on veel see, mida me hetkel veel ei tea, aga mis minu jaoks vähemalt majanduslikust vaatest on väga huvitav ja juhul, kui see sakslaste mõtteviis päriselt muutub, siis ma arvan, et see trend võib olla pikemaajalisem, kui me seda ette kujutame. Sest sakslastel on väga või ütleme, sakslastele on loomuomane 10 aastaid panna ühes suunas silmaklapid peas, distsiplineeritult, vastavalt by the book. See on see, millest nad elavad, see on see, mis on nende DNA-s sees. Hispaanlased on jah, need on teistmoodi. Aga sakslastel on see, kui sa selle suuna keerad, siis see suund võib kesta kauem, kui me seda arvata oskame. Kui me trendidest räägime, et sa oled rääkinud, et sa oled ka USA riigivõlakirjasi ostnud. Kas sa seda trendi endiselt kütad edasi ja ostad neid või on see trend selleks hetkeks maha nüüd visatud ideena ja pigem vaatad siis muud asju? USA riigivõlakirjade teesi või selle idee ma tegelikult sulgesin juba mõni aeg tagasi. Ehk siis jah, see hüpotees, mis seal algselt oli, see ei pidanud paika, ehk siis need intressimäärad langetused sellisel viisil ja see majanduskeskkond, et see hüpotees ei pidanud paika. Aga kas sa praegu tunned, et turud liiguvad pigem rohkem narratiivide või fundamentaalide järgi? Noh, ma arvan, et lühiajaliselt ja ka praegu see tunnetus on selgelt, et ikkagi lood ja ideed ja sõnumid on need, mis siis ja uudised on need, mis siis lühiajaliselt turge kannavad. Aga noh, üks asi, mis ma võiks öelda, et tõesti turgudel olles, nii kaua kui ma turgudel tegutsenud on püsima jäänud, on see, et varem või hiljem, noh, teatud juhtul pigem hiljem, lõpuks ikkagi fundamentaalsed väärtused, päriselt see rahavoog, puhaskasumid on see, mis määravad selle ettevõtte väärtuse. Ehk lood tulevad ja lähevad ja muutuvad, aga puhaskasumid on need, mida investorid lõpuks ikkagi, mille baasilt siis, või noh, see on see väärtus, mida siis ettevõtte investorile tagasi annab ja see on see, mida investorid lõpuks otsivad. Aga oled sa praegu USA turult üldse midagi siis võtnud või on USA turg praegu sihuke täiesti kinni pandud, et siin viimasel meedias on läbi käinud taco teema ehk siis Trump always chickens out, mis on just viimaste tariifide põhjal on sihuke hea kauplemistaktika, et kui Trump mingi tariifi viskab välja, turg kukuvad, ostad ja siis ta mingi hetk pöörab need tariifid ümber või lükkab pausile ja turud selle peale tõusevad, et oled sa kuidagi seda kauplemise puhul või ära kasutanud või pigem su kogu fookus ongi ainult ütleme siis Euroopa või Saksa turu peale praegu suunatud? Ma ütleks nii, et elu on piisavalt huvitav, lastega on piisavalt palju tegemist ja ka tegelikult erinevad aktiivsed tegevused nii ülikoolis kui mujal võtavad päris palju aega, et mul kauplemiseks väga palju aega ei jää ja ma tean, et see ei ole ka see, millega ma tegeleda sooviks. Ehk siis mina vaatan ikkagi nagu seda suurt pilti ja vaatan seda pigem ikkagi niisuguse fundamentaalse ja investori pilgu läbi, et Ameerikas mul on need positsioonid sees. Küll aga jah, mis ma siis tegin, ma konverteerisin selle osaliselt selle Nasdaq 100 positsiooni
TAX positsiooni ümber ehk siis ühe poole pealt vähendada valuutariski, aga teise poole pealt ikkagi noh, ma ütleks, et väljavaadete ja riskide osas ma arvan, et Saksamaal see nii-öelda riskitulu suhe järgmise 3 kuni 5 aasta jooksul minu jaoks on päris atraktiivne. aga kas viimasel ajal on olnud mõni teine mingi investor või institutsioon või analüütik, kes on sulle midagi öelnud, mis on sind kõnetanud või ka kuidagi pannud oma vaateid ümber hindama? No ma ütleks niimoodi, et üksikindiviidide baasil kuidagi mõtted ümber seda nagu väga ei ole, et ma kuulan jah erinevaid noh, ütleme siis podcast'e või noh, näiteks Bloombergist erinevat tüüpi siis neid raadiosaateid. seal on huvitavaid ideid, huvitavaid mõtteid, noh, sealhulgas Ameerika majanduse käekäigu ja just sellega nii-öelda võlakirjaturu osas, et mis need dünaamikad on ja kuidas need kõik toimivad. aga see pigem on mulle niisugune huvitav taustainformatsioon, mis on noh, üks pusletükk siis kogu sellest tervikpuslest, et puhtalt selle baasilt ma jah, mulle meeldib hoida pigem niisugust nagu väga pikaajalist vaadet. ma saan aru, see on igav, see on niisugune, see rullubki lahti aastate peale alles, aga see kuidagi, ma tean, et mina inimtüübilt ja investori tüübilt olen lihtsalt selline investor, kellele selline stiil sobib ja siiamaani see on toiminud ka. aga kui sa oma kogemuse põhjalt vaataksid, et kas sa siis praegu tunnetaksid, et ütleme, SB500 on varsti oma all-time high'd puudutamas, võib-olla sealt üle minemas, et kas me liigume siit edasi kõrgemale või tunned sa, et tegelikult nii positiivne väljavaade ei ole ja me ikkagi näeme siin peatselt mingisugust korrektsiooni tulemas? noh, ütleme nii, et tore on alati rääkida ja mõelda. mulle isiklikult mind kõnetavad palju rohkem siuksed natuke siuksed teaduspõhised lähenemised või siuksed turu suured pildid. ja siinkohal ma hea meelega, kui vähegi võimalik, ma näitaks üht pilti ja võib-olla räägiks juurde, et siis on natukene huvitavam kuulajatel ka ja võib-olla hea teil ka oponeerida, et need tavaliselt siuksed, üks sõber ütleb ka hästi, et jutustada on tore, aga ainult jutustamisega nagu on vähe peale hakata, et päriselt, noh, päris raha ikkagi, selleks on vaja natuke rohkem kui lihtsalt jutustada. et kui tohib, ma näitaks seda pilti. nii, ma ei tea, ma loodan, et te näete. Jah, tuli ette. jah, et see on siis JP Morgani no ütleme siis igakuiselt tehtav ülevaade siis Kaitu Markets, kus siis on see SB500 valuatsioonide osas nii-öelda siis välja toodudki, kuidas fundamentaalselt siis SB500 indeks on või seal sees olevad ettevõtted, kuidas nad fundamentaalselt ajaloolises kontekstis on hinnastatud. ja siin on erinevad suhtarvud, siis aktsia siis edasivaatav B-suhe, Schilleri B-suhe, dividend yield, price to book ja noh, niisugused tavapärased traditsioonilised suhtarvud. ja mis me näeme tegelikult seda, et kuigi see pilt veel konkreetselt on aprillikuu lõpu seisuga, kus veel turud olid natuke taastunud, maikuu seisuga või praeguse maikuu lõpu seisuga, kus turud on sisuliselt taastunud dollarites mõõdetus sinna, kus nad aastat alustasid, siis me ajaloolises kontekstis oleme ikkagi selgelt territooriumil, kus turud on oluliselt ülehinnatud. ja me räägime siin niisugune 15–20% ajaloolistest keskmistest tasemetest, mis fundamentaalselt on erinev. noh, tavaliselt nendes ülehinnatud faasides on ka niisugune narratiiv või lugu, mis siis selgelt toetab, et kasumite kasvud järgnevatel perioodidel kiirenevad või peaksid kiirenema. siis minu hetk, ma ütlen ausalt, et praegusel hetkel seda lugu või narratiivi, et miks Ameerika ettevõtetel kasumite kasvud peaksid veel oluliselt nendelt niigi kõrgetelt tasemetelt, kuhu nad on aastatega jõudnud, veel kiirenema, et õigustada seda kõrget fundamentaalset hinnataset. noh, mul on seda raske näha ja noh, siin tekibki küsimus siis, et kas need hinnatasemed fundamentaalselt on õigustatud.
mina ütleks, et ajaloolises kontekstis tegelikult ei ole ja see on ka põhjus, miks selle turu tõusu ajal, noh, mõnes mõttes, kus optimism turgudel on tagasi tulnud või õigemini ütleme, hirm on kadunud, siis ma olen Ameerika positsioon vähendanud ja konverteerinud seda siis noh, näiteks sellesse Saksamaa DAX indeksisse, sest hetkel on nagu raske näha, et hinnatasemed siin SB500 indeksi puhul oleks õigustatud ja nüüd, kui edasi minna, et noh, Jake küsis, et mis edasi saab. See on niisugune hea graafik selles samas ajaloolises kontekstis, et see on siis 30. aprilli seisuga ehk siis olukorras, kus turud ei olnud nii palju tõusnud. Aga kui me paneme nüüd tänasesse olukorda, siis see hinnatase, kus me praegu oleme ja nendelt tasemetelt, et mis on siis ajaloolised 1 ja 5 aasta keskmised tootlused olnud, siis me näeme, et nendelt hinnatasemetelt, mis fundamentaalselt väga kõrged on, need järgnevate aastate tootlused on kergelt positiivsed. Ehk siis see väljavaade ja tootluse ootus tänasel hetkel minu hinnangul Ameerika SB500 indeksi puhul ei ole väga optimistlik. See kõik on muidugi siis läbi niisuguste ütleme siis ratsionaalse kuiva majandusteadlase pilgu ja siin puudub emotsiooni on siin vähe, et kui siin muidugi panna ette roosad prillid, emotsiooni peale kerida, siis võib siia muidugi mõelda mingi loo juurde ja siis võib see pilt olla teine. Mina lihtsalt hetkel neid roosasid prille ette ei pane. Võib-olla ma küsin siit vestluse mõttes äkki Taavi ja Jake jagage kõrvale siis enda kommentaari sellele või enda teesi ka praegusel toimuvale, et siis siin Kristjan avab enda mõnusaid teese ja nägemusi, et võib-olla paneme enda omad kõrvale, siis on nagu veelgi mahlasem. jah, selles mõttes, et noh, kui me võtame USA turu, on ju, siis ma nõustun ka, et ma ise ei ole seal viimasel ajal ühtegi niisugust märkimisväärset tehingut teinud, millel oleks selline pikaajaline väljavaade, et optsioonidega olen tehinguid teinud, aga need on selgelt lühiajalised, niisugused võib-olla lähevad sinna kauplemise sektsiooni. Et muidu üks huvitav nagu tees, mida ma tegelikult mõtlesin ka jah, nagu teiega, aga ma ise ei tea, kuidas sealt nagu kasu lõigata või kuhu täpselt raha suunata, on ka tegelikult seotud kaudselt USA-ga, kaudselt seotud AI-ga, ehk siis ma kuulasin ühte podcast'i, kus siis toodi välja, et järjest rohkem riike tegelikult peavad riskiks seda, kui kogu see AI mudelite arendamine on tehtud ühes riigis, näiteks a la olgu see siis USA või Hiina, kuna noh, Hiina puhul on selgelt näha, et mudelitesse on sisse ehitatud Hiina spetsiifilisi mingisuguseid tagauksi, on ju, et mingitest asjadest ei tohi rääkida, mingid faktid on nagu ära muudetud, on ju. Ja nagu me teame, siis viimasel ajal AI puhul enam ei räägita sellest, et sa küsid ta käest küsimusi ja saad vastuseid, on ju, et järjest rohkem räägitakse AI agentidest, et mida kasutatakse siis, ma ei tea, tervishoius, riigikaitses, kasvõi riigi juhtimises, on ju. Ja paljud riigid on aru saanud, et sa ei taha usaldada niisuguseid teemasid agentidele, mis on treenitud riikide poolt, keda sa ei saa usaldada või kes ei ole nagu sinu partnerid, on ju, et sa tahad olla nagu võib-olla iseseisev selles mudelis, on ju, et sa tead, et see on sinu nagu riigis võib-olla välja töötatud, et see tegelikult avab selle ukse, et osad riigid juba on välja kuulutanud oma nende andmekeskuste ehitamise, et üks andmekeskus tavaliselt on kuskil 500 megavatti, võtab energiat, sinna läheb väga palju neid graafikakaarte ja muud tehnikat, on ju, et kui see nagu trend jätkub, siis tegelikult võib neid nagu andmekeskusid üle maailma igal poole tekkida, et võib-olla päris iga riik ei tee seda, aga niisugused vähegi suuremad, sealhulgas ka Euroopa Liit, kindlasti varem või hiljem hakkab sellega tegelema, et siin oleks nagu huvitav mõelda, et mis nagu sektorid või ettevõtted või ETF-id nagu võiksid olla, kes sellest kasu lõikavad, et ma arvan, et sinna täna veel ei ole raha liikunud nii palju, võib-olla isegi Nvidia samamoodi.
võiks tõusta, kuna kõik oma andmekeskusi teevad, siis sealt ju need graafikakaardid tulevad, et kust need mujalt ikka tulevad, et see on nagu üks huvitav tees, mida ma nagu mõtlen veel ja vaatan, kas ma suudan välja mõelda, et kuhu siis investeerida, et siit kasu lõigata. no mina ise olen põhiliselt praegu ikkagi USA turule fookuse pannud, et USA turg on nii pikaajaline turg ja ta on nii kapitalistlik ühiskond lihtsalt, mis on kasumi peale üles ehitatud, et võrrelda seda Euroopa turuga, siis Euroopa lihtsalt minu hinnangul on liiga pehme, isegi kui me vaatame nüüd ainult sealt Saksa turgu, et see jah, nad võivad küll on ju võtta laenu ja see võib infrastruktuuri ja kaitsetööstuse ettevõtteid boost ida ülesse, aga seal on palju nagu määramatust, et siin meil oli ju ka pukil mingi hetk EKRE, kes tahtis USA-st miljoneid mingi laenu võtta, et siis ma selle peale vist ei julge mängida, et ma pigem mängin selle peale, et USA turg on aastasadu kapitalistlikus ühiskonnas olnud, nad ehitavad või püüavad maksimaliseerida siis kasumit ja siin võib lühiperspektiivis mingisugune tõrge tulla, aga pikas perspektiivis, kuna mu investeerimise horisont on ikkagi 5-10+ aastat, siis ma usun, et USA turg on ikkagi see, mis suudab võita teisi turgusi. ja selle tõttu ma olen ise nagu SB500-st osa võtnud, lisaks siis sedasama Nasdaqi olen edasi võtnud, et tehnoloogiasektoris on päris head marginaalid, väga suured käibed, mis annavad võimaluse osta teisi väiksemaid ettevõtteid üle ja seda raha lihtsalt on lõpuks siis nii palju, et kui nad ei suuda sellega midagi mõistlikku teha, siis jagavad seda oma aktsionäridele tagasi, et järjest suurem osakaal ettevõtetest ostab oma või ostab neid aktsiaid tagasi, et nad ei maksagi võib-olla enam dividende, vaid ostavad oma siis osakuid tagasi, mis omakorda jälle aktsionäril tõstab selle osaku hinda, et mina praegu jah, olen suunaga selle võtnud laiemas pildis ja siis lühikeses pildis olen püüdnud lihtsalt leida mingeid erinevaid üksikaktsiaid, mis võib-olla minu hinnangul on alahinnatud, et viimased tehingud olen teinud United Health Groupiga, et see oma hinnatasemelt seal mingi 600 juurest on kukkunud, siin vahepeal oli isegi $250 juurde, et samamoodi väga suur korporatsioon ka meditsiinivaldkonnas. Inimesed pigem sentiment on väga negatiivne nende osas nii meedia mõttes kui siis ütleme üksikisikute puhul, kui Redditit ja foorumeid ja Google Reviewsi selle ettevõtte kohta lugeda, aga samas korralik rahamasin. Nad on auditeeritud. Mulle tundub, et see sentiment on väga negatiivne selle osas ja ka praegu insiderid ostavad, et ma näen, et siin võiks olla päris suur tõusupotentsiaal, et ma olen praegu jah, ühes osas võtnud siis suuri nii-öelda ETF-e, kas Nasdaqi või SB500 ja siis püüan leida mingeid väiksemaid üksikaktsiaid, et oma elu põnevamaks teha. aga Marko, sina ise? Kuule, igasuguseid mõtteid on, ma ei teagi, vaata, see on asi selles, et nagu võib-olla ma olen praegu nagu olnud ise tead ametis, eks te ise olete näinud ka, kui superangeli investorid, et nüüd neid raha sissekutsumisi tuleb riburada mööda järgi, et ütleme, et viimased 3 kuud olen tegelenud väga tihedalt, väga sisulise tegevusega. Et noh, superangeli siis riskikapitali fondis ja oleme nagu sinna investeerinud, seda teisi nagu teinud, et mul ei ole olnud nii põhjalikult aega võib-olla neid turge jälgida nagu Kristjanil, et siin võib-olla Bloombergi analüütikute asju jälgida ja nii edasi, kuigi need mõtted, sellepärast me siin räägimegi, et siis saab nagu selle osa ka nagu kuidagi edasi Kristjani vahendusel, mis on huvitav, et võib-olla mul ei ole nii sügavaid mõtteid, see on see osa, kus ma vabandan ennast välja, et ma ei saa siin kohe kulda jagada ja mingit graafikut näidata, aga üldiselt mis siis see vaade on, et nojah, et ma olen ikkagi vaadanud peale, et selline paratamatult Eestis oli viimased 10 aastat kinnisvara kuldaeg nagu, et kinnisvara hinnad tõusid nagu pärmi peal rohkem kui üheski muus Euroopa riigis ja võib-olla isegi maailmas, et kui jätta täiesti sellised väga ekstravagantsed kohad välja, kus võib kõike juhtuda,
aga et see kuldaeg on olnud ja tegelikult sellest on ka portfelli formulatsioon nagu tulnud, et kui ma täna Portfello kaudu enda protsente vaatan ja proovin kõiki kinnisvaraga seotud investeeringuid hinnata, siis tegelikult need on nagu lõviosa portfellist. ja kui vaadata veel geolokatsiooni ka, siis tegelikult need on suures osas Eesti kinnisvaraga seotud nagu kas ettevõtted, midagi on see Baltikumi osa. et minu nagu portfelli vaated ees on see, et noh, see ei ole nüüd üldse makromajanduslik vaade, aga et ise peaksin võib-olla sellist Eesti kinnisvara osa nüüd vähendama, sest et järgmiseks 10 aastaks ei oska nagu sarnast lendu nagu ette näha. ja siin ongi hajutada erinevate kohtade vahel ja noh, siis mõtledki, kuhu hajutada. et vahepeal tundus justkui, et noh, ainuõige ongi USA indeksid on ju, suured indeksid või siis sinna kõrvale võtad MSCI World'i ka natuke ja siis hajutad sealt riski. siis täna on realiseerunud ka see, et ka USA ei ole AAA reitinguga ja ei ole nagu kõige kindlam koht maailmas enam, et siis hakkad ümber mõtlema, nii et tänane episood ja see võib-olla Euroopa teisi lahtimõtestamine veel kord on jällegi üks kasulik pusletükk sinna juurde. ehk et jällegi me viimast 10 aastat ei ole pidanud väga palju maadlema ka valuutariskiga portfellis on ju, ja nüüd järsku selle aasta jooksul on valuutast juba tulnud varsti, ma ei tea, pea kahekohaline miinus on ju, kellel on need positsioonid lahti seal, et see investoriks olemine ikkagi nõuab natukene siin, eriti kui noh, neid positsioone on ja eri instrumente hästi palju, siis tegelikult sa pead ikka natuke nagu vaatama, et muidugi saab täiesti passiivselt ka aja mööda veeta. aga noh, meie puhul see ei õnnestu, sest me ikkagi oleme sellised nagu finantsnohikud natuke ja kätel istuda nagu ei oska. nii et üldine ümmargune vastus Jüri Rataslikult on see, et enda portfellist natukene oma riske nagu paremini hajutada ja neid siis ümber suunata, seda kapitali ongi nii, et oleks nagu võib-olla vähem nii, noh, ei oleks nii kontsentreeritud ühte kohta ja võib-olla jättagi USA-t alles, võtta Euroopas ka seda tee, sest me teame ikkagi, et läbi aegade, et see rahatrükk on ju noh, mitte rahatrükk otseselt, aga raha kapitaliturgudele suunamine või majandussuunamine alati kergitab turge, nagu me oleme seda näinud majanduskriisi raha printimise ajal, pensionisammaste vabaks laskmise ajal, et kui sellised märkimisväärsed summad, mis on sellise riigieelarvega võrreldavas suurusjärgus, siis need nagu majandust kergitavad, nii et see tees tundub olevat huvitav, mida ka ise vaadata. selline kommentaar praegu. aga et mitte võib-olla Kristjanilt kogu eetriaega ära võtta, siis Kristjan, tagasi sõna sulle. Ma just mõtlesin, et mulle nii huvitav oli kuulata teie kommentaari, ma väga nautisin seda ja mulle meeldib Marko diplomaatia, et noh, oleme ausad, Marko, et kui me nüüd võtame need tööalased tegevused välja, siis kuna sa resideerud ikkagi Hispaanias, siis selge on see, et sihukeses mõnusas kliimas sa näed juba väga sihuke elurõõmus välja, värskelt teinud ka kihlumise ettepaneku, et noh, ausalt öeldes, kes see neid turge vaatab ja see tõesti on mingi 4.-5. kategooria tegevus, et ma täitsa positiivses mõttes elan kaasa ja ütlen, et ma arvan, et kõige võib-olla rõõmsama näoga, kõige elutervema suhtumisega on meil üldse siin grupis Marko. ja muidugi tore oli näha Jake'i kommentaare, et värske isa, kes ütleb, et tal on nii palju vaba aega, et lahti mõtestada Ameerika investeerimisteese teeb kadedaks, et see on ikka väga võimekas mees. tundub, et on potentsiaali järgmisele lapsele. Yeah. väga palju potentsiaali peidus. aga okei, võtame ühe teema veel tegelikult, et me oleme siin pikalt siin USA ja Euroopa majandusest rääkinud, et kui me vaatame siin viimaseid börsiteateid, mis meil siis siin Balti turul välja antakse, siis tundub, et vähemalt mingit osa investoreid USA ja Euroopa üldse ei huvita, et võlakirjad järjest märgitakse üle siin mitmekordselt, et vaatame korra Eesti majandus ka, et kui me siin viimati kohtusime, siis vist olid väljas andmed ka selle kohta, et Eesti majandus esimeses kvartalis siis tõusis võrreldes siis aastataguse ajaga ja võrreldes ka eelmise kvartaliga, et kuidas praegu tundub, kas jätkame üles minemise kursil või see oli niisugune ajutine anomaalia ja tegelikult liigume külgsuunas edasi? ja, et esimeses kvartalis Eesti majanduskasv seal natuke üle 1%, et tegelikult noh,
ma arvan, et see mõttekäik või idee, mis meil oli, et Eesti majandus on majanduslangusest välja tulnud. Küll aga võib-olla, mis on eestlastele nagu raske lahti mõtestada minu hinnangul on see, et me oleme harjunud väga kiire majanduskasvuga, noh, suhteliselt võrreldes teistesse Euroopa riikidesse, siis see 1-2% majanduskasv, see tunnetuslikult, eriti just võib-olla keskmisest kiirema inflatsiooni puhul ja määramatuse osas, just maksupoliitika osas, siis see kuidagi sumbub ära, hajub ära ja tegelikult seda inimesed väga ei tunneta minu hinnangul. Ehk hoolimata siis nendest numbritest Exceli tabelites, erinevates raportites ja majandusprognoosides, mille kohaselt Eesti majandus on majandustsükli kasvufaasi sisenemas, siis ja väljavaated on jätkuvalt positiivsed majanduskasvu osas ehk et järgmistel aastatel Eesti majandus peaks juba paar protsenti kasvama, mis on kõrvalmärkusena, ütlen, et on rohkem kui euroalal tervikuna majanduskasv ja on ka kiirem kui vähemalt praeguste prognooside kohaselt Saksamaa majanduskasv, siis tunnetuslikult ma arvan ka meie põlvkonnale ja eestlastele, kes on harjunud kiire majanduskasvuga või sihuke äkilise majanduskasvuga, siis meie jaoks sisuliselt on mingit kasvu me ei tunneta, et pigem me tunnetame neid probleeme ja anname neile nagu suurema, ma arvaks siis tähenduse või tähelepanu. Aga tervikuna reaalsus on see, et Eesti majandus kasvab ja võib-olla see mustemad ajad on selgelt möödas. Ma arvan, positiivne on ka see, et tegelikult, kui me vaatame Eesti eksporti, siis ka see on kenasti taastunud. Tarbijate kindlustunne on muidugi väga madalal tasemel, aga ma ütleks, et siin on rohkem tuleb siis au anda poliitikutele ja kõigele muule, kes oma panuse on andnud sellesse, et Eesti tarbijad ennast kindlalt ei tunneks. Ehk need kõiksugu erinevad muudatused, muudatuste tagasipööramised, muudatused ja mõtted, mida võiks veel muuta, mõtted, mis kõik on valesti, siis need loovad ikkagi selgelt ebakindluse ja ma saan ka väga hästi aru, kust see tuleb, et kui sa oled harjunud kiirelt kasvama ja see on ootus, siis ühtäkki kohanduda olukorraga, kus sa oled nii-öelda sihuke küpsem riik majanduskasvu mõttes, no see on väga keeruline, sellepärast et kõik ootavad ju selle kiire kasvu jätkumist. Marko väga kenasti mainis kinnisvara osas, et ikkagi investorina portfellis väga palju kinnisvara, siis on nagu natuke nagu imelik on, et kui kinnisvara hinnad tõusevad aastas ainult paar protsenti, et oot-oot-oot-oot, mis asi see nüüd on siis, eks ju. Eestlased pole sellega harjunud, aga ma arvan, et midagi ei ole teha. Eesti majandus on jõudnud sinna kohta, kus lihtsalt meie võrdlusbaas on nii kõrge ja meie arenguvärk on jõudnud sinnamaani, et meil siit selleks, et teha järgmist kiiret arenguhüpet edasi, on vaja mingisugust hoopis teistsugust lähenemist. Odav laenurahas enam olla ei saa, madal võrdlusbaas enam olla ei saa. Nii et eks me siis otsime edasi, kuni me leiame selle lahenduse. Jah, et kindlasti meie, ütleme, kuulajaid huvitab ka see, mis Balti turgudel toimub, et kui ma käisin siin eelmine nädal kinnisvara või investeerimisklubi üritusel, kus oli siis kohapeal Artea pangas juhtkond ja tähtsamad esindajad, siis seal ka vaadati Balti turgu ja seda aktiivsust, siis üks küsimus või teema, mille üle arutati, oli see, et miks välisinvestorid on kadunud siit turult, et ütleme, see üldine konsensus on see, et siin aktsiahinnad liiguvad külgsuunas või isegi allapoole sellepärast, et välisinvestoreid pole, börsiaktiivsus on madal, siis toodi välja see, et üks põhjus sellest on geopoliitiline risk, kuigi nende hinnangul see geopoliitiline risk otseselt ei tohiks neid fonde nii palju mõjutada, kuna nad pigem vaatavad, ma ei tea, ettevõtete suurust, tehingute mahtu, ütleme keskmist tehingute mahtu päevas siis et kui see on piisavalt väike, siis nad ei taha siia tulla. Ehk siis see on selline muna ja kana probleem, et tehingumahtu pole, suured ei tule, tehingumaht enne ei tõuse, kuni suured ei tule, et põhimõtteliselt peaksime siis ise suutma siis investoritena siin kohal tekitada piisavalt palju tehinguid, et siis välisinvestorid ka
vaataksid, et on atraktiivne. aga samas ütleme, meil Baltimaades on ju see geopoliitiline risk ka piirab veidi seda huvi, et kohalikule börsile investeerida ja viimasel ajal, ma ei tea, minu vähemalt tees on, või mitte tees, aga ütleme, tunnetus on see, et ma ei tea, võite pärast öelda, mis te ise arvate, et Venemaa ja Ukraina vahel on ju see vaherahu võib-olla on mõnevõrra lähemale jõudnud, et tehakse avaldusi mõlemalt poole pealt, et näiteks viimane avaldus Venemaa poolt oli see, et nad tahavad, et NATO teeks kirjaliku kokkuleppe, et NATO enam nagu idasse ei laieneks edasi, ehk siis seal on mõeldud Ukrainat ja siis teisi endisi Nõukogude Liidu riike, aga näiteks Eestit ja Balti riike seal ei ole mainitud, et justkui Venemaal nagu ametlikus retoorikas nagu puudub huvi nagu meie regioonide vastu justkui sõjaliselt tulla, pigem nad on hirmul siis laienemise osas, et kas selline, ütleme, ma ei tea, lootus vaherahule ja retoorika, väike muutus nagu võiks kuidagi elavdada, ma ei tea, välisinvestorite huvi meie börsi vastu või ka isegi, ütleme, meie enda investorite pessimismi ja tuua nad tagasi Balti turule või siin on ikkagi vaja oodata seda, et tuleks mingisugune pööre majanduskasvule ja oleks näha suuri numbreid ja veelgi väiksem valuatsioon, et seda huvi tekitada. Sihuke pikk küsimus. No pikas küsimuses ka palju häid mõtteid ja ma lihtsalt võib-olla siis taustaks jälle, kui tohib, ma panen ka ühe pildi, sest ma arvan, see pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Et kogu selle asja taustal, et eestlased kogu aeg muretsevad ja muretsevad ja muretsevad omale auto, muretsevad kodu, muretsevad naise, muretsevad investeeringud, siis kogu selle muretsemise taustal, et kogu aeg, et läheb kehvasti, siis taustaks nii palju, et Tallinna börsiindeks OMX Tallinn tegi oma kõigi aegade tipud kogu selle negatiivsuse riskide ja kogu selle pulli taustal. Ja kui vaadata nüüd väga pikaajalist graafikut, viimased 25 aastat, siis mis me näeme, panin siin Tallinna ja Vilniuse, et lihtsalt, et oleks näha ka, kuidas see Vilniusel läheb, siis need protsentuaalsed muutused, me räägime siin 1300 ja 1100%. Ja kuigi need langused on olnud teravad ja valusad, siis pikaajaliselt selgelt suund on ikkagi ülesse. Ja kogu nende negatiivsuste ja probleemide taustal siis isegi hea meelega viitaks Jake'ile, kes ütles, et ettevõtjad ja ettevõtted leiavad lahendused, lahendavad probleemid ära ja päeva lõpuks ikkagi teenivad kasumit ja see kasum ühel või teisel viisil jõuab kas siis läbi kapitali kasvu või dividendide ka investoritele. Nii et kogu selle muretsemise taustal, mis eestlasele on nii omane ja DNA-sse sisse kodeeritud, tasub võib-olla mõnikord vaadata ka suuremat pilti ja mõelda, et äkki kõik ei ole nii negatiivne, nagu esmapilgul tundub. Jah, nüüd on niisugune negatiivne ja optimistlik vaade, et äkki nüüd Marko ja Jake siis jagavad niisugust neutraalset vaadet või ütlevad, et kus siis need suured investorid on, et miks nemad ei jaga seda optimismi. No ma arvan, et sul, Marko, vist on mute'i peal küll, aga ma arvan, et suured investorid on eemal, et meie väiksed investorid saaksime ka kasu võtta, et kaua nad võtavad seda koorigit ära, nüüd on lõpuks jaeinvestoritel ka mingi võimaluski. Aga eks investorid hääletavad jalgadega ja rahakotiga ja Eesti turg on elav turg nagu või eestlased on Baltikumi turul ka elavad, et eks siis nagu ka jaeinvestor saab endast märku anda, nii nagu me praegu anname, et siis kui midagi ei meeldi, siis ei investeerita ja off the record juttudes tehakse vähe krõbedamad mõtted avaldatakse ja siis, kui ikkagi midagi head on, siis leitakse see ka üles, et tundub, et võime arvata, mis me tahame, et ja siin ega see turg ei ole nagu nii lai, et me tervet majandust sellega võtta saame, et siin ikkagi juhtivaid ettevõtteid on mõned, on ju. Sul on mõni hea kinnisvaraettevõte, mõned head pangad ja siis on mingid tarbijatoodete ettevõtted, et igast, kellele maitse järgi, et ma ei teagi. Mul on tunne, et kinnisvaral oli kuldaeg Eestis, on ju,
see kandus üles ka, et noh, Merko ehitus ja mõned selle ehitusettevõtted sealt on börsil olnud ja paljud võlakirjad just rahastavad kinnisvaraprojekte. Sealtkaudu on investori rahakotti midagi jõudnud ja teiseks pangandusel läheb alati hästi. Ainult mõne väikse erandiga USA-s eelmise suure kriisi ajal on ju, aga üldiselt ülejäänud pankadel läks ikkagi kõigil väga positiivselt, nii et kui seal ka investor oled, siis saad kaudselt nagu sellest Eesti kasvavast majandusest ka osa. Ma ütleks, et ei ole midagi, mida üks hea päikseline päev ei lahenda. Et kui kellelgi on mingid muremõtted peas, nagu Eestis on ju teada värk, et ootad seda suve ja oled seda ootanud juba 6 kuud ja kuidagi nagu iga päev räägid, et kuidas see võimalik on, et seda ei tule. Ja kui sul on 2 päeva ja päike paistnud, siis on nagu kõik eelnev mälust pühitud. Vaatad, et kuule, elul pole häda ju midagi. et sa, Marko, oled liiga kaua vist Hispaanias olnud, et kui eestlasel on 2 päeva päikest, siis on ikka see, et kuule, juba on liiga palav, et võiks nagu külmemaks minna ära. okei, ja vabandust, 1 päev, kui päike tuleb välja, siis on juba niimoodi, näed, kuule see eelmised 6 kuud, et ma seda, see on nagu, mis see bad boys või pahad poisid, kus tulnukaid jahiti, siis seal oli see mingi püstol, millega sai mälu ära kustutada. See on nagu, et ütlen, et endal ka on lihtsam turge vaadata, kui alternatiiv on see, et lähed välja päikse kätte. ma lugesin Marko mõttekäigust välja kaudse investeerimise soovituse, mida muidugi anda ei tohi mitte keegi siin, aga investeerimissoovitus on see, et kui Eestist vaadates investeeringute tegemine tundub väga sihuke riskantne ja meeleolu on negatiivne, siis Hispaanias päikese käes terrassil see raha liigub palju kiiremini investeeringutesse. Nii et keskkond mängib olulist rolli investeerimisotsuste tegemisel. Kas on nii? Absoluutselt. Ei, nagu ma selles mõttes olen nõus, nagu isegi filosoofiliselt, et keskkond mängib kõige rohkem rolli üldse, kuidas meil läheb nagu, et meie siin suhtleme teiste investoritega ja ma arvan, et ei ole väga suuri väljakutseid, vähemalt rahaliselt, et ümbritseme ennast sellise keskkonna, selliste inimestega. Samamoodi päike võib tervisele ja kasulik olla. Aga räägib mees, kes elab Hispaanias, meestele, kes elavad Eestis. Räägib meestele, kellel ühel on Hispaanias korter, nii et aga enne kui viimase kiirete valikute vooru juurde lähme, siis ma tahaks Kristjani käest ühe mõtte veel küsida või tema arvamuse selle kohta, et nagu ma enne mainisin, siis Balti turgudel praegu on hästi populaarsed võlakirjad. Samal seal Artea Pankase üritusel toodi ka välja, et tol hetkel oli siis käimas 9 erinevat avalikku võlakirja pakkumist, mis on siis, ma ei tea, kas kogu aegade või päris pika ajaloo jooksul rekord siin Balti turgudel. Nemad siis, vähemalt üks neist siis ütles, et tegu on selgelt mulliga, et see mull mingi hetk lõhkeb, keegi saab seal haiget. Siis samuti just mõni hetk tagasi või mõni päev tagasi avaldas Avaroni isik või kõneisik siis enda, ma ei tea, postituse võlakirja teemal, kus ka nemad seadsid kahtluse alla selle, et kas kõik nii-öelda avalikult pakutavad võlakirjad on tegelikult hinnastatud õiglaselt või võiksid olla hoopis tegelikult kõrgema intressiga, kuna on tegelikult ikkagi pisut riskantsemad. Et kui me nagu ühtegi võlakirjana konkreetselt sisse ei lähe, et ei hakka neid eraldi vaatama, et kuidas sulle tundub, et kas pigem on tegu olukorraga, et Balti turul on võlakirja mull ja kas pigem üritatakse siis ära kasutada jaeinvestorite sellist suurt huvi ja võimalikult odavalt raha kokku krabada nii kaua, kui on võimalik ja seejuures siis tegelikult nende võlakirjade intressid ei ole kooskõlas riskidega. Jah, sihuke hea pikk küsimus selge suunava alatooniga. Ma siis meelega provotseerivalt või natuke teise vaatenurga alt ütleks, et mull üldjuhul saab tekkida mingisuguses hinnas, ehk siis kas see hind on mingisugusest fundamentaalsest väärtusest väga kaugele
noh, nii-öelda irdunud. See, et pakkumises on mitmeid võlakirja pakkumisi, mina ütleks, et ma siis ütlen positiivsest vaatenurgast, et tegemist on väga toreda arenguga Balti võlakirjaturul, mis sisuliselt viimased paarkümmend aastat on täielikult puudunud. Nüüd olukorras, kui sul on 0 pakkumist aastaid või aastas 1 pakkumine, siis juhul, kui nüüd tuleb turule siis 5, 6, 7 pakkumist, siis võib tekkida tunne, et kuna see muutus on nii ekstreemne, siis tegemist peab olema mingisuguse ütleme ebameeldiva või mingisuguse erakordse asjaga, millest kindlasti niimoodi käia ei saa, sest me oleme ankurdatud mõtteviisi külge, et meil võlakirju ei pakutagi. Mina ütleks, et miks need võlakirja pakkumised tulevad ja miks ma väga loodan, et neid tulevikus veel rohkem tuleb, on see, et Eesti kapitaliturud, sealhulgas võlakirjaturg, on jõudnud faasi, kus punkt A, investorid on valmis seda tüüpi tooteid, jaeinvestorid oma portfelli võtma. Punkt B, meil on jaeinvestorid, kes soovivad sellist tüüpi investeeringuid teha, sest on intressimäära tase tänu baasintressimäärade tõusule piisavalt siis atraktiivne, et ka nominaalselt ja ütleme siis niimoodi, et inflatsiooniga korrigeeritud tootlust teenida. Ja punkt C, ma ütlen, on väga terve nii-öelda tore näha, et näiteks ka OTR ja kõik need rahatarkuse eestkõnelejad on teinud tööd, mille tulemusena investorid saavad aru, et lisaks aktsiatele ja kinnisvarale on ka muid varaklasse, kuhu investeerida. Ehk siis ma arvan, et see on mõnes mõttes loomulik ja naturaalne areng, kuhu me oleme jõudnud ja minule isiklikult nii-öelda ütleme majandusteadlasena meeldib, et meil on tekkimas võlakirjaturg. See on siis nii-öelda üks vaade. Teine vaade, et kas need võlakirjad on õiglaselt hinnastatud. No see on muidugi selgelt omaette küsimus ja siinkohal ma ütleks, et kiire vastus, et ei ole. Minu hinnangul see riskitulu suhe ei ole paljudel võlakirjadel seal paigas, aga see on minu arvamus ainult. Nüüd võib-olla see taust, miks me ikkagi näeme, et need märgitakse üle mitmekordselt. Ja võib-olla need murekohad, mis sa ka tõstatasid siis, et nii-öelda institutsionaalsed või professionaalsed investorid muretsevad, et kas see hinnastamise nii-öelda see riskitulu suhe on paigas, et ma mõistan seda murekohta ja eks ta kipubki niimoodi olema, et arengu käigus see areng ongi valus ja selle käigus on ka emitenti, kes ei suuda oma kohustusi täielikult täita ja default ivad. Ka see on loomulik areng selles protsessis ja öelda nüüd, et ärme emiteeri võlakirju, sest äkki meil tuleb üks kaasus, kes ei suuda oma kohustust täita. Noh, siis me jõuame jälle tagasi sinna kohta, kus võlakirjaturgu sisuliselt eksisteerib. Pigem on see, et tuleks harida jaeinvestoreid, et nad mõistaks, kuidas toimub võlakirjade hinnastamine, millest kujuneb intressimäär ja et nad, nagu Marko kenasti ütles, hääletaksid enda rahaga ja selekteeriks välja jama kvaliteetsetest asjadest. Ja siinkohal, kuna küsimus oli väga selgelt, et kas need võlakirjad on võlakirjade hinnastamise osas, siis minu hinnangul mitmed võlakirjad, mis börsile tulid, minu hinnangul nende intressimäär ei peegelda adekvaatselt seda riski, mida investorid võtavad. Miks ometigi need märgiti üle? Ma arvan, põhjus on selles, et investorid veel hetkel ei teadvusta, mis need riskid on, mis on tagamata laen või tagamata võlakiri, mis päriselt selle ettevõtte krediidirisk on, kuidas seda krediidiriski üldse hinnata ja kujundavad oma otsuse mõnes mõttes siukse meedia või meediakajastuse loo ja sentimendi pealt. Aga võlakirjade puhul kipub olema see niimoodi, et see on mõnes mõttes nagu natuke binaarsem see risk. Ehk siis, kui läheb kõik hästi, ehk olukord
mis on positiivne, mida investorid kõik baasstsenaariumina eeldavad, siis makstakse sulle see 10-11% tootlust. Kui läheb negatiivselt, siis tegelikult see võimalik kapitali kaotus on 100%. Ja selles osas ma arvan, et see riskitulu suhe mitmel võlakirjal ei olnud paigas. Nimesid võib-olla ei nimeta, aga ütleks hea näite selle kohta, et seesama ettevõte, kes emiteeris võlakirju, tagamata võlakirju, siis seesama ettevõte on pakkunud ka laenu või võlakirja investoritele kinnises suunatud emissioonis ja kõrgema intressimääraga. Ja see on põhjus, miks nad on pakkunud seda kõrgema intressimääraga, sest seal on ka see turg nagu paremini paika loksunud, et nad ei ole kas seda kapitali täis saanud või nad teavad ja tunnetavad, mis on see intressimäär. Nüüd pakuti ikkagi mõned protsendipunktid madalamat intressimäära jaeinvestorile. Näiliselt nõudlus oli väga kõrge. Kas risk on madalam? Igaüks saab siin ise siis mõtestada lahti. Ehk siis minu üleskutse oleks pigem see, et võlakirju pakutakse, on positiivne ja selles osas ma kindlasti tervitan seda. Ja siin tuletan meelde, et iga investori vastutus ja kohustus on teha ise analüüs ja just nimelt investeerida sinna, millest ta saab aru ja kus tema jaoks ikkagi see riskitulu suhe on paigas. Ja loodetavasti turg selles osas areneb ja filtreeribki välja rahaga need pakkumised, mis on atraktiivsed ja nendest, mis tegelikult võib-olla sellisel kujul ei tohiks saada sellise intressimääraga rahastust. Nii, nagu ikka, meil aeg lendab. Küsin sult siis kiired küsimused, olen seekord proovinud neid sättida niimoodi, et oleks ikkagi huvitav, ei oleks lihtne vastata, et kiired lõppküsimused siis. Kas LHV Pank või Artea Pankas, kumba ostaksid juurde 2025 aastal? Artea siis Xiaoliai uus nimetus igaks juhuks, kes veel ei ole märkanud. Mõlemad on portfellis, aga juurde ostaks LHV-d. Okei, siin on vaja küsida, miks? Minu jaoks ikkagi, kuigi Artea Pankas on fundamentaalselt mõnevõrra soodsamalt hinnastatud, siis tegelikult LHV puhul ikkagi mulle väga sümpatiseerib see idee või mõttekäik just selle nii-öelda UK suunast, kus on tegelikult ikkagi korralik kasvupotentsiaal võimalik lahti lukustada. Ehk ma arvan, et ainult Eesti turul või ainult Leedu turul nii kiirelt kasvada on keerulisem ja siin puhul siis LHV-l see potentsiaal ja tegelikult need numbrid, mis praegu nad ette on juba näitanud selle UK suunal, on muljet avaldavad ja seal võimalus kasvada on oluliselt suurem. Teeme korra asja natuke keerulisemaks, kui LHV-l ei ole UK potentsiaali. Kumma sa siis valiksid, et nad mõlemad tegutsevad oma koduturul nii-öelda? Siis võtaks fundamentaalsete suhtarvude puhul endist Xiaoliai Pankast, praegust Artea Pankast juurde. Nii, natuke veel pangandust, aga teise nurga alt, et kui nüüd LHV välja võtta mängust üldse, et kas Rootsi pangad või Leedu pangad, kumba eelistaksid portfellis? Okei, siis kas Rootsi pank või Leedu pank, teeme niimoodi. Kuna ka mõlemad on portfellis, siis ma ikkagi pigem võtaks Leedut, et risk kõrgem, aga tootlusootus ka kõrgem ja fundamentaalsete suhtarvude poole pealt sealt võiks olla seda potentsiaali mõnevõrra rohkem. Nii, nüüd tuleb selline küsimus, et kas pangandus või küberturvalisus, kumma valdkonna aktsiad eelistaksid portfellis järgmise 5 kuni 10 aasta vaates? Ma arvan, tootlus on tõenäoliselt küberturvalisuse ettevõtetel kõrgem. Ehk siis kui tootluse peale minna, siis pigem seda. Okei. Kas ETF küberturvalisuses või ETF kaitsetööstuses? ETF küberturvalisuses. Kas rahavootulu või kapitali kasv, kumba sina täna eelistad? Mina olen juba see nii-öelda küpses eas liiga vana investor, kes naudib rahavoo võlu
ja võib-olla ütleme ka see portfell on niisuguses elutsüklis, et kui sul ikka portfell on 7-kohaline, siis tegelikult see rahavoog, mis sealt tuleb, on täitsa mõnus ja võib-olla elus on piisavalt palju huvitavaid muid väljakutseid ja tegevusi, millega tegeleda, et seda kapitali kasvu maa enam nii väga taga ei jää. nõustun. et kas Eesti Energia võlakiri või rahaturufondid, kuhu uut kapitali paigutaksid? Tegelikult mitte kumbagi, sest minu jaoks Aga see on, tootlus ma mõtlen, et võtame muu välja, ütleme, et sul on selline portfelli osa, mis ongi mõeldud sellise natukene raha või likviidsuse hoidmiseks, et kumba instrumenti? Globaalsed rahaturufondid, et hajutada Eesti riski. Kas Balti võlakirjad või Balti dividendiaktsiad? Kus on täna parem riskitootluse suhe sinu hinnangul? Mina ütleks, et Baltikumis tegutsevad ettevõtted ja nende võlakirjad. Need ei pea olema siis Balti börsil kaubeldavad võlakirjad, võivad olla tegemist ka siis kinniste suunatud emissioonidega, mis ei ole börsil avalikult kaubeldavad. Nii, kas kinnisvarafondi osakud Baltikumis või Baltikumi ettevõte siis Balti kinnisvarafondi osakud või siis üürikorter Hispaanias? Elu on läinud nii, et on üürikorter Hispaanias. Aga sul ei olegi mingit Efteni osalust või midagi sellist? Oli, aga tänasel hetkel enam ei ole, jah. Ja viimane, et kas kõrge inflatsioon ja madal palgakasv või siis lihtsalt kõrged tariifid? Ma arvan, et mõlemad on nii halvad valikud, et siin on võimalik ka targemalt majanduspoliitiliselt käituda. Ja ärme neist vali kumbagi, jah. Okei. Aga sellega need küsimused ka läbi, et mul on tunne, et iga kord, mida me räägime, siis mul tekib paar head küsimust järgmiseks korraks. Et vaatame, mis me järgmine kord välja pakume siis. Ülimalt mõnus vestlus, tänud sulle heade mõtete eest. Jääme ootama esmaspäeva, kui uuesti Euroopa turg lahti tuleb ja taksi indeks siis taevasse lendab tänu ooterekordi jutud kuulajatele. See oleks ikka päris võimas mõjuvõim, mis OTR-il oleks ja OTR-i kuulajatel, kui suudaks Saksamaa börsiindeksit hakata liigutama kuskil suunas. Et ma arvan, et siis saaks Eesti kohe mõnusalt maailmapildile. Aga oleme optimistid ja tegelikult päris võimas oleks, kui eestlased suudaks hakata Saksamaa börsiindeksit liigutama. Aga järgmise korrani räägime juba, ma arvan, suve lõpus või sügis algus uuesti. Jaa, täpselt, et väga mõnus rääkida, et ma saan aru, praegu on õues piisavalt soe päikse käes, et on niisugune tunne nagu oleks nagu saunas, aga võime siis huvi pärast viskan mõtte õhku ideena, et kuna teile meeldib ka uusi asju proovida, uusi formaate proovida, siis äkki, kuna meil on niisugune väga familiaarne seltskond ja hea sõprussuhet, äkki me teeme siis selle podcast'i ka mingisuguses teistsuguses formaadis, mis on huvitavam, põnevam ja tutvustab ka kõiki meid hoopis teise nurga alt, mida võib-olla siiamaani nähtud ei ole. No nii, mul tunne, et siit tuli sauna kutse praegu, et teeme suvel ühe saunase seltskonnaga ja vaatame, kas me mikri saame ka sisse tuua, et kas see peab vastu, et siis eks me selle sauna sessiooni lõpuks saame hinnata, kas see on ka eetrisse pandav materjal või mitte. Nojah, võib-olla see on siis mingi lisatasu eest või mingi muu asi. Ja OnlyFansi kontol. Aga siis oleks teil ka huvitav, vaata, muidu sihuke majandusjutt ilma lisanüansita on ikkagi majandusjutt. Aga see lisanüanss oleks ikkagi nagu sihuke kirst tordil. Ja, võt. Ei, neid jutte ma mäletan väga hästi. No. See on ootlik. Aga hea mõte, teeme selle teoks ja tänud teile. Näeme järgmine kord. Tšau. Tšau.